Kas sa tõesti arvad, et su WordPress leht teeb oma tööd hästi? Ma olen viimased 5 aastat ehitanud Eesti ettevõtetele veebilehti ja lahendusi ja näen väga tihti sama mustrit. Ettevõtteid, kes kaotavad iga päev kliente oma kodulehe pärast, ilma et nad seda teaksid. Ja see pole lihtsalt arvamus, sest iga sekund pikemat laadimisaega kaotab sulle kuni 7% klientidest. Nii et kui su veebileht laeb konkurendi omast 3 sekundit aeglasemalt, siis sa jätad lihtsalt raha lauale vedelema. Täna ma näitangi sulle, miks WordPress ja taolised builderid on probleem ja mis on alternatiiv. WordPress on maailma kõige populaarsem veebiplatvorm ja just see teebki selle problemaatiliseks, kuna see on ehitatud kõikidele, mitte kellelegi konkreetselt. Ja praktikas tähendab see seda, et esiteks su veebileht on aeglane. Iga plugin, mida sa kasutad, tõmbab su veebilehe koodi suuremaks ja sellega selle kiiruse alla. Tüüpiline WordPressi leht laeb 3–5 sekundit ja tänapäevasele mobiilikasutajale on see aeg täielik igavik. Teiseks turvariskid. WordPress on häkkerite lemmik sihtpaik, just nimelt selle populaarsuse tõttu. Nii et iga plugin, mis sa alla tõmbad, on järjekordne viis häkkeritel saada ligipääsu nii sinu kui ka su klientide andmetele. Ja kolmandaks oled sa piiratud. Näiteks sa soovid mingit disaini või funktsionaalsust, mida sa kuskil mujal veebis näed, aga sa WordPressi pluginad lihtsalt ei toeta seda. WordPressi kasutades satud sa varem või hiljem selle disaini või funktsionaalsuse seina vastu, kus sa lihtsalt edasi liikuda ei saa. Okei, aga mis siis on alternatiiv? Eritellimusel veebiarendus. Su lehekülje või veebirakenduse kood ehitatakse täpselt nullist üles selliselt, nagu sul vaja on. Ei mitte midagi üleliigset. Ja mis siis sellega muutub? Esiteks kiirus. Custom koodiga lehed laevad umbes 3–4 korda kiiremini kui WordPressi omad. Ja lisaks Google armastab kiireid veebilehti ja see tõstab sinu nähtavust ka otsingu tulemustes. Teiseks on turvalisus. Sa ei sõltu enam kolmanda osapoolte pluginatest, nii et see ründepind on palju väiksem, kus sind tegelikult rünnata saab. Su lehel on ainult see kood, mida sul päriselt vaja on. Väiksem kood tähendab ka väiksemat ründepinda. Ja viimaks vabadus, sest su leht ja su lahendused kasvavad koos sinu äriga. Tahad lisada e-poodi, tahad lisada laohaldustarkvara, mingisugust kliendisuhtluslahendust, ei ole probleemi. Ainuke piirang on sinu kujutlusvõime, mitte mingisugune raamistik, mida sa kasutad. Las ma toon teile ühe konkreetse näite. Üks meie klient tuli meie juurde oma vana WordPressi lehega, mis laadis juba mobiilis üle 5 sekundi. Lisaks turvauuendused vajasid pidevat tähelepanu ja disain ei toetanud ärikasvu. Ja SEO oli lihtsalt kohutav. Sellistele klientidele ehitame me uue eritellimusel lahenduse. Laadimisajad lähevad alla 1 sekundi, turvaprobleemid kaovad, sellepärast et ei ole mingit suuri pluginaid, mis neid riske tõstaks ja lisaks disain saab selline, nagu ettevõte seda vajab. Ja SEO tulemused on märgatavalt kõrgemad. Ja kõige olulisem on see, et kliendid märkavad vahet, sest parem kogemus veebilehel tähendab kõrgendatud müüki ja päringuid. Et teada saada, kas sina peaksid täna oma veebiga midagi ette võtma, küsi endalt 3 asja. Esiteks, kas su leht laeb liiga kaua? Teiseks, kas sa pead pidevalt muretsema turvauuenduste pärast ja uuendama oma pluginaid? Ja kolmandaks, kas su disain ning funktsionaalsus on piiratud sellest, mida sinu platvorm praegu pakub? Kui kas või üks neist probleemidest kõlas sinu jaoks tuttavalt, siis sa tead, et lahendus on olemas. Järgmises videos me räägime, miks WordPressis ja mujal taolistes süsteemides hakkab tegelikult vaikselt kaduma see traditsiooniline sisuhaldussüsteem ehk CMS ja mis siis selle asemele tuleb. Nii et kui sind see tänane video huvitas, siis kindlasti ei taha sa ka sellest järgmisest teemast ilma jääda. Aitäh, et sa seda videot vaatasid. Loodan, et said siit midagi kasulikku täna kaasa võtta. Jälgige kindlasti Kopka tegemisi erinevatel platvormidel, et sulle ükski uus huvitav sisu nägemata ei jääks. Nägemist!